No nii, tšau kõigile, täna on uus päev ja minu väiksed mehekesed tulevad kohe. Aga täna me ei lähe Kaspariga, vaid ma lähen oma sõbranna Triinu ja tema lapsega Kaideniga lähme Tartusse Oravee keskusesse, nii et meil pole täna midagi teha eriti. Mis on? Libe on. Ja siis me lähme pisikestega ujuma. Okei, siis ma pean käetaskust välja võtma. Roven, hoia hästi kõvasti kinni, libe on. Ühesõnaga, me lähme Aurasse spaad nautima ja nuustikuid ujutama. Me mõtlesime tegelikult, et me lähme sinna veespaasse, aga seal on suhteliselt kallis pilet, ma ei mäleta, seal oli mingi 14 € ja kui me tahame kuskile mingi saunadesse veel minna, siis reaalselt nagu kokku maksa mingi 20-30 €. Seega seda me ei viitsi, me oleme nagu emmed ikkagi. Ja siis me lähme Aurasse, seal on pilet mingi maks 8 € oli sinna veekeskuse poole peale, kus beebid saavad samamoodi ujuda. Me oleme kohal. Õige utulutu. Ja kes siin on? Kaits on siin. Lähme siis ujuma. Teie siin asjatate, mängite niimoodi, jah? Jagate mänguasju ja teeme sul-sul-mull-mull. Sul-sul-mull-mull-mull. Sul-sul-mull-mull-mull. Mull-mull-mull-mull-mull. Sul-sul-mull-mull-mull-mull-mull. Kas te olete valmis? Meie oleme ka valmis. Kus sina oled, väike rohu? Nii mõnus ju. Täiega lahe. Me leidsime selle rõnga ja see punane rõngas on ka nii äge. Jaa. Kui sa tahad ka pärast saad ujume, ma tahtsin ujuda. Tulime juurde, tule siia. Mul nupsik magab juba, nii et tõttame. Üldse pole raske 10 kilo kaasas kanda. Üks enne läheb ees. Mis sa Merilin olid? Merili. Meriliiva? Jah, tere, ma olen Merili. Ma ei tea, No Triinu oli mõnus ujumas käia. Tore, et sa külla tulid mulle. Oli küll tore. Ja teinekord veel, et ma lähen isegi Tallinna, siis lähme ka kuskile spaasse. No nii, me oleme täna jälle siin ja meil ei ole eriti midagi teha. Roven käis meil vannis ja sööb nüüd oma puhpuffi, on ju. Ja me käisime enne magasinis ja ma ostsin sealt paar asja, et ma näitan, mis ma ostsin, on ju. Et see on väga-väga huvitav, aga kuna mul pole praegu millestki eriti vlogida, siis võta või jäta, on ju. Aga ma ostsin nõudepesuvahendit. Asi on siis selles, et mul on jumala kopp ees, et ma kogu aeg pesen nõusid, nagu reaalselt 4 korda päevas ma pesen nõusid. Ma ei tea, need kuhjuvad kuskilt ja ma ei viitsi neid reaalselt pesta. Meil on nõudepesumasin, on ju. Ja ma hoiustan siin taga kilekotte ja siin on Roveni lutipudelid ja mingisugused karbikesed, on ju. Aga reaalselt ma ei ole nagu nõudepesumasinat kunagi kasutanud, sellepärast, et me oleme Kaspariga kogu aeg kahekesi olnud ja noh, meil ei ole neid nõusid eriti palju olnud. Aga nüüd, kui ma pean Rovenile andma nagu 3 korda päevas juba süüa ja nagu endale meile ka süüa tegema, siis see on nagu päris tüütuks juba läinud. Selles suhtes, et kui ma nad pesumasinasse paneks, ma saaks juba Roveniga palju rohkem nagu tegeleda, et ma ei peaks nagu nõusid pesema kogu aeg terve päev otsa, eks ole. Ja teiseks, mis mind praegu eriti närva jääb, on see, et mul on 4 koera siin, on ju, muidu nad on mul ka vanema juures, aga põrand on kogu aeg karvu täis, nagu reaalselt põrand on paksult karvu täis. Vahet ei ole, kas ma koristan hommikul, õhtul, lõunal.
hommikuks on kõik jälle paksult karvu täis, et ma alustan jälle koristamist hommikul. Ja see on nii tüütu, nagu ma ei tea, kas teil emmedel on ka sama asi, aga mul on siuke tunne, et ma lihtsalt koristan päev otsa ja mitte midagi kunagi puhtamaks ei saa. Ma arvan, et see on tavaline. Okei, see selleks, mis me magasinist ostsime. Ma läksin esiteks sinna otsima väikest potti Rovenile, kus ma saan talle nagu eraldi juurvilju nagu keeta või mingit kartult või asju, et oleks hea käe pärast. Ja siis ma otsisin võitopsi, aga neid ma ei saanud. Aga ma sain sellise asja. See on see jäätise hoidja, kus saab külmkappi jäätist teha. Siia saab mingi mahlaga panna, mingi puuviljatükke ja siis ma mõtlesin, et hea on Rovenile anda suvel või isegi praegu kohe. Et siit on päris hea nagu kinni haarata talt. Aga nende vormidega on alati see, et need on plastikust ja siit ei tule mitte kunagi midagi välja. Isegi kui ma mingi sooja vee alt neid läbi lasen. Seega ma proovin uuesti, aga kui keegi teab, kus saab osta neid silikoonvorme, selliseid jäätisomasid, siis ma olen ülimalt tänulikud, annaksite mulle teada, sellepärast et silikoonist vormid on alati palju-palju paremad. Toru puhasti, rääkides koertest. Meil on kõik torud karvu täis ja kunagi vesi alla ei lähe ja meil on toru puhastit kogu aeg vaja. Kas sa sõid oma puh-puhvi ära või? Tahad veel puh-puhvi? Ma annan sulle. Tahad sa puh-puhvikut? Puh-puhvikut? Nii. Nii, tubli poiss. Ja ta rohkem ma sealt ei ostnud või? Ei ostnud. Ühesõnaga, mul tuli siis täna Omnivasse üks pakk ja selle ma Hiinast tellisin. Ja mis siin paki sees on? Aga ma tellisin Rovenile nagu vanni sellise mänguasja, kus on nagu LED-tuli sees. See peaks nagu LED-tulega olema, aga põleb. Kas te näete? Roven, vaata! Ja ma mõtlesin nii äge, et nagu vahepeal saab vannitoas nagu tule kustu panna siis selle mängima. Et see näeb suht siuke nunnu välja. Ma arvan, et Rovenile peaks meeldima. Kas sulle meeldib see või? Vaata. Ja siis mulle tuli täna veel üks pakk ja ma ei tea, mis see siis on. Kas ma peaks teadma, mis see siis on? Aga ma ei tea, aga ma teen selle lahti. Pean selle ära pesema, see on Hiinast. Pärast saame ka koroonaviiruse. Ja, emme annab sulle tagasi nüüd. Palju. Ja kes madratsid tahab, siis veebruaris on kõik Näpsi madratsid 102 € soodsamad. Nii et väga hea pakkumine. Aga mis siin meil on? Küünal. Okei, see on eluea lõhnaga ju. Issand, kui ilus see on. Vaadake. Kui ilus. Kas teine on samasugune või? Teine on samasugune. Kui ilusad need klaasid on. Oh my god, ma panen need kohe oma köögilauale. Ja see lõhn on eluea, siuke puhas lõhn just. Eluea uudis. Mul oli küünlaid vaja. Mul on alati kõike vaja, nagu vahet ei ole, et selles suhtes. Aga vot, see oli praegu meie siuke väikene haul, et ma käisin ka paar päeva tagasi New Yorkeris. Seal oli see hull sooduka, et ma ostsin sealt ka endale riideid, et ma mõtlen, et ma näitan teile, mis ma sealt ostsin. Kas te tahaksite näha? Ma ostsin sealt enamasti pusasid. Roven, kas sa tahad näha, kuidas emme teeb sulle moed demonstratsiooni või? Raske on ju. Aga jah, et eks näis siis. Tere hommikust kõigile. Ma sätin ennast valmis. This is me in the morning. Ja mis ma tahtsin öelda?
ma panen ennast valmis ja ma kuulan siit hommikul nagu mussi täna. Ma pole tavaliselt kuulanud. Ja mulle räigelt meeldib Justin Bieber. Nagu mitte räigelt, aga nagu ma fännan teda, sest tal on nagu ülihea muusika minu arust. Ja see laul tal, see Yummy on nagu ülihea. Nii et let's do this! Ühesõnaga, hommikuti meil kohvi ei ole vaja, nii et tõmmake lugu peale ja andke täiega minna. Ma ütlen, et see äratab nagu täiesti ülesse. Nii, ja ma tulin täna hommikul nagu geniaalsele mõttele nagu trennid on ju värsketele emadele, lihtsalt emadele MyFitnessis uued trennid. Lihtsalt hommikul kell 8 ja tullakse kokku ja magatakse saalis tund aega. Lihtsalt võtad oma pleedi ja magad seal tund aega kõik kägaras koos ja siis ütled teistele lihtsalt, et oi, räigelt tegin trenni, aga tegelikult magad tund aega. Võt selline tunne mul oleks igal hommikul, et ma lihtsalt tahaksin tund aega kauem magada. Siiski Roven ärkab mul kell 8, mis on suhteliselt normaalne. Selles suhtes parem kui kell 6 hommikul, nagu mõndadel. Nii et ma tunnen kaasa, aga alati võib ju kaebelda ja alati võiks ju rohkem magada. Sest nii või naa kogu aeg on meil häda. Vahet ei ole, kui hästi või halvasti meil see olukord on. Võt ja, siuke mõte siis täna. Ma olen väga uhke endale. Ja ma kasutan neid vahel. Neid, mis silmad rulli keeravad. Ma ei tea jälle selle nime, noh. Ripsmesulgur. Ripsmesulgur täiesti merenime. Okei. Las ta jääb siis. Ma kasutan seda ripsmesulgurit, et siis ripsmeid pikemaks teha. Kuna mul on nad nii nadid, siis see natukene aitab. Vähemalt ma ise usun, et see aitab, et uske endasse on põhiline. Ma tahan näidata teile ühte hästi ägedat asja, mis ma eile ostsin ja ma tahtsin seda täna koos teiega valmis panna. Nii et ma olen elevil. Seega täna mul on päev sisustatud. Ma ostsin eile uue asja. Ma saan seda nautida täna päev otsa ja ma saan lisaks sellele veel teile ka näidata, mis ma ostsin. Tere hommikust! Jäid vahele siin elevandi nosimisega. Mis sa nosid siin elevanti? Tead, et see oli su issi elevant või? Issi mängis sellega, kui ta väike oli ja tõmbasid, siis hakkas mängima. Ja kas sa oled hommikusöögiks juba valmis või? Kas sa oled valmis? Ja tisu. Kus sa selle juba laua pealt siit ära krabasid? Ei tea, on ju. Ühesõnaga, mis me hommikus sööme? Mul on siis see Tatra helbepuder ja Rovenile on täpselt sama. Ma panin talle ainult natukene vähem. Ja panin täna esimest päeva talle neid chia seemneid, et maitseme ära. Ma panin lapse söögitooli siis vanni ja ma lihtsalt lasen selle dušiga üle, kuna siuke jama on ja ma ei viitsi seda koristada, nii et vaatame, mis saama hakkab. Saab puhtaks küll, nagu enam-vähem lapiga üle välja. Nii, ja see asi, mis ma nüüd teile näidata tahtsin, näeb välja selline, nagu väike kuusevõrse või noh, suur kuusevõrse. Ja see on siis nii-öelda õhutaim ja see toitubki õhust ja armastusest, et sellel ei ole nagu alla mingisugust mulda vaja ega pole ka mingisugust potti vaja. Ja ma nägin siis seda YouTube'is, et sellised asjad on nagu üldsegi olemas. Ja ma otsisin siin Bauhofis otsisin ka selliseid väikseid taimekesi, aga need olid nagu mulla sees
ja siis ma eile käisin Kaardestis Tartus ja siis ma leidsin siit sellised üliilusad ja seal olid teistsuguseid ka ja see maksis 7 eurot. Selles suhtes, et nagu siukse väikse nublu kohta on natukene kallis, aga minu jaoks seda kindlasti väärt on ju. Sõbranna ütles, et aga mis sa ostsid, et sama hästi sa oleks võinud osta nagu mingisuguse kunsttutiku, aga ei, mul on vaja õhutaime, sellepärast et ma tean, et see on õhutaim ja see on nii armas ja ma ei suuda vist seda kunagi välja suretada, nii et vaatame. Mis ma teha tahtsin, miks ma selle üldse ostsin, on see, et mul on selline kuppel ja nagu näete, siin on selline ava ja siin on muidugi see roos sees, mis püsib hästi kaua. Aga ma ei tea, see roos on nunnu, aga see oleks palju nunnum siin sees. See kuppel on nüüd mul puhtaks tehtud ja valmis ja paneme selle nunnukese siia sisse. See läheb nagu ideaalselt siia. Vaadake, kui ilus see on. Nagu halleluja. Ma olen nii õnnelik. Lähme paneme selle vannituppa. Seda ja see ettepool. Ideaalne. Vaadake, kui lahe see on. Nii lahe. Zoom. Äge. Nii lahe minu arust.